Jaa, Regina, ehitus- ja elukeskkonna osakonnas olen muuhulgas värskelt elukeskkonna valdkonnajuht kõigile muudele töödele lisaks, sest kui meil varem oli ehituse elamu osakond, siis see oli väga revolutsiooniline, tuli see elukeskkonna sõna sinna, aga ega nagu töökohta juurde ei looda, vaid üks ametnik saab tööd juurde. Ja mida siis elukeskkonna rada tähendab, eks see on siis nüüd mul sõnastada. Aga tänavaruum on hästi konkreetne osa sellest ja ma tunnen, et ma sobitun väga hästi kahele nagu eelneva ettekande järel siin, ka see, mis pärast tuleb, on ju, kui Daniel räägib näiteks liikuvusest, ligipääsetavusest, aga ka kõik need päevad varasemad, sest tänavaruum on see koht, kus kõik need suured aated, kvaliteedi eesmärgid, praktika, kõik ju väga inimesele füüsiliselt kokku saab. Ja püüamegi siis sõnastada neid uusi printsiipe, kuidas seda ruumi tekitada. Tuttav ilmselt kõigile, ka mina kunagi töötades detailplaneerijana lappasin seda linnastandardit, tohutut kogumikku, mille printsiibid pandi on ju 2003 paika, 2016 uuendati, aga ma mäletan umbes sellest sajast saati seda kriitikat ka, et see dokument ei ole see, mida meil vaja on kaasaegse linnaruumi loomiseks. Kuigi ma pean ütlema, et ega see dokument ise ei ole midagi äärmiselt kehva, sugugi mitte. Ta annab palju häid soovitusi, juhiseid, aga nagu ka mina kunagi oma planeerijapäeval võtsin sealt selle ühe detaili, mingi pöörderaadiused ja need suuremad ideed tegelikult on paljuski jäetud kasutamata. Ja siiski natuke nagu süües oma sõnuga, et ega teil nii halb dokument ka ei ole, siiski, mida on kritiseeritud ka palju, on just see rõhk ikkagi autoliikluse läbilaskusel. Et see on nagu see esmatähtis asi seal ja kõik muu on siuke, et muidugi arvestage kõik väljastus on ju inimesed ja nii edasi. Aga see ei ole see peamine. Ja siin üks tsitaat veel, et täpselt see sama asja kohta tänavad koheldakse kui liiklussoont, unustades ära jalakäijad, ratturid, aga tegelikult laiemalt ka seda, et seal on kõiksugused kas või muud liigid elamas, kellel meil on vaja, et neid oleks seal olemas. Ja siin Karin Pahman kunagi oma maja artiklile pani ka selle pildi juurde, mis on Austraalia teadlased töötasid välja siukse nuku, et milline oleks inimene, kes jääks ellu 30 kilti tunnis kokkupõrkel autoroolis istudes. Ja see on ainult 30 kilomeetrit tunnis, on ju. Et kindlasti jääks ellu, ei saaks nagu hirmsasti vigastada, aga seda nukku, et milline see jalakäija oleks, kes sellest olukorrast väljuks vigastatuma, see nukku oleks midagi hoopis ekstreemsemat ilmselt. Nii, ainult korraks ütlen, et uudisväärtus ei ole, siin on palju sellest juttunud, et isegi liiklusõnnetused, et kui eelmine aasta 70 hukkunud liikluses, siis 18-19 olid asularuumis. See vahe tuleb sellest, et asularuumi defineerimine on natukene paindlik mõiste vahel. Aga ikkagi üldse väga suur arv. Ja ka ma väidan, et ka kõik need ülejäänud probleemid, need keskkonnast tulenevad probleemid, et nad on kõige võimsamad võib-olla just seal, kus me tihedalt koos elame, aga ma väidan ka, et neid on ka võimalik lahendada just läbi tänavaruumi, et seal me saame kiiresti suure efekti. Nii, tänavaruumi standard, see praegune kannab nime on ju linnatänavate standard, siis mitu aastat on käidud koos selle Eesti standardimiskeskuse juures, on komitee, kes on arutanud selle uuendamist ja sõnastanud, et oleks rääkida nüüd tänavaruumi standardist, et väljendada see uut ambitsiooni, uut lähenemist, uut skoopi. Aga mille taga asi on rahastus hästi paljuski, et leida, ta ei ole mingi uuring, ta ei ole ju arengukava, mingi standard, sellise asja uuendamiseks väga raske on finantse leida ja seetõttu on meil aga õnnestunud käivitada siuke eeltöö, teadus-arendustegevust, tänavaruumi giidi koostamine. Ja nüüd suvel saab ta valmis.
kas keegi teist oli Tartus eelmise nädala lõpus planeerimiskonverentsil, ka just seal sessioonil? Siis te saite niisuguse veel palju suurema portsu sissevaadet sellesse giidi koostamisse, et kui tahate, pärast oleks väga huvitav kuulda teie muljeid tegelikult. Sest seal ikka need koostajad ise lava peal ja said oma lähenemist selgitada. Et mina siin saan põhimõtteliselt teile öelda, et on töös ja tuleb. Ja et hoidke silmad lahti. Ja mis on selle giidi eesmärk? Mis on täiesti vabatahtlik juhe, standard on ka vabatahtlik, aga giid on seda enam, tal ei ole mingit sihukest, kui standard on vähemalt juurdunud meie planeerimis- ja projekteerimisprotsessides, kus KOV-id ütlevad, et arvestage, siis see giid peab enda koha leidma. Aga mis ta on, teadmiste kogum Eesti konteksti sobivast kvaliteetse ruumi põhimõtteid järgivast tänavaruumist. Ja minu enda jaoks oli just hästi oluline see Eesti konteksti sobitumine, sest materjali on ju äärmiselt palju igasugused New Yorgi, Londoni ja Oslo linnatänavate juhendid, aga mis on see meie olukord siin, meie demograafia, meie liikumisviisid, meie kliimavöönd on ju. Ja pakub näidislahendusi, hästi praktilisi soovitusi, et peaks olema see teejuht, mis tõesti aitab teil nagu leida seda rada, et mul on mingi olemasolev tänav, mida oleks vaja rekonstrueerida, võib-olla vahel harva ka mingi päris uue tänava rajamine, et millest siis üldse lähtuda, mille peale mõelda. Kvaliteetse ruumi printsiibid, neid on vist teil siin käsitletud, on ju. Nendele giidi koostajatele sai öeldud, et 3 erinevat süsteemi ja need süsteemi on veel, jumala eest, valige üks, tehke oma sünteest lihtsalt neist, aga need põhimõtted peavad seal olema kajastatud, need peavad olema aluseks. Ja nagu, lähen isegi edasi siit. Kas ehitusgiid on teile tuttav? Loodan, et see giidi formaat, mis Kliimaministeeriumi alt nüüd esimene linnuke on väljas, et see siis peaks olema ka see tänavaruumi esitlusviis. Et siuke inimkeelne, hästi illustreeritud veebileht. Nii et kui see on nüüd ehitusgiid, et siis see tekst ja kõik see siin vahetub, et see on tänavaruumi giid. Aga ta on veel nii veel töös, et mul lihtsalt ei ole teile tänavaruumi ennast siin näidata veel. Ja küll aga näitan, et 2 päeva tagasi oli revolutsioon, vahetus ehitisregistri avaleht, täiesti uus. Ja kui oli jah. Juba kiireks läks mingite asjade, teiste arengute tõttu, aga äkitselt ta ilmus on ju teile sinna ette ja ehitusgiidil on nüüd seal oma pesa, ehitusmaailma abimees ja sinna siis alla tuleb ka tänavaruumi giid, ükskord tuleb ka renoveerimisgiid, võib-olla tulevikus veel mõni. Nii, kes need koostajad siis on? Suur seltskond, mitmed näod teile tuttavad, üks istub seal on ju, Daniel tuleb teile rääkima ja Kadri on käinud ja Karin on käinud ja ühesõnaga mul on selline dream team tõesti koos, hästi erinevad elualade esindajad, kes seda giidi sõnastavad. Neil on päris raske, sest seda teadmist on palju, arvamusi on palju. Ma ei saaks öelda, et minu teada neil konflikte oleks palju seal meeskonna sees, kuigi võib-olla teedeinsener ja ökoloog mingit asja hindavad ometi erinevalt, aga siiski tegelikult on nad väga ühel nõul ja minu teada koostöö toimib väga hästi. Lihtsalt see praktika on keeruline ja kõik see teadmine haaravalt sõnastatud saaks. Ja palju materjali on juba toodetud. Vaatan siin Kaidi poole Tallinnast. Kas see on sinu lapsukene see tänavate tüüpide jaotus? On, jah. Räägin hiljem. Ei räägi, ma lootsin, et sina räägid. No ma räägingi, aga näe, et üks inimesi on siin, mida siis giidi puhul on ka kasutatud just see 9. maatriks, et kus tänavad saab liigitada esiteks kohaväärtuse järgi, et kas ta on mingi ülelinnalise tähtsusega või on ta tõesti puhtalt kohalik lihtsalt
maja, elamutele ligipääsuks ja teine on see liikuvusväärtus, et tõesti palju seal on neid sõidukeid, palju on rahvast, palju on seal sihtkohti ka ümber, kuhu peab ligi saama. Nii et ühes küljes, ikka näete, on üks midagi siit ekraanilt lihtne ühendustänav ehk põhimõtteliselt midagi üks maanteelaadset kuni esinduslik kodutänav, Vana-Kalamaja tänav on siin võib-olla nüüd üks kuulsamaid näiteid selle kohta. Ja tuleb siis ka väike juhend, et kuidas üldse tänavat liigitada, kuidas leida see oma koht maatriksis. Nii, ja siin on ka veel üks Tallinna näide, kus ongi tehtud see hindamine, et millisesse kategooriasse milline tänav liigitub ja kui ma juba tean tema liiki, et ta on esinduslik kodutänav täpselt, siis järgnevad juba juhtnöörid, et vaata selle tüübi puhul mõtle nii ja naa temast. Siis seal giidis. Ja 15 põhimõtet on ka samuti sõnastatud. Nende sõnastused võivad veel täpsustada, muutuda, aga umbes nii palju neid tuleb. Väga paljud neist on sellised siilidegi selged, eks ju. Ja detailsemalt ka ju käsitletud, niikuinii, kui Ken Mandre rääkis teile Salmevee lahendustest, siis siin on ka täpselt üks punkt selle kohta. Hästi oluline printsiip on, et kavanda ruumi säästlikult, sest ilmselt kogu aeg on tegelikult ju kitsas tänaval asumisruumis. Ja võib-olla ma seda ei ütelnud selgelt, et kuigi mul on siin ka mingi Tallinna näited nii, et see on ikkagi kõigi Eesti asula tänavate giid, et arvestama peab nii Tallinna peatänavat kui ka väiksemaid kohti, neid kohti, kus on väike asula ja riigi maantee sõidab tast mööda või läbi, et mis siis selle ruumiga pihta hakata. Mõtlen, mis ma tahaks veel välja tuua, kus ta on siin sõnastatud. Korraks silmitsen. Nii, see 5. Kavandada ohutu kiirusega ja andestav liikumisruum. Et see andestav on võib-olla üllatav sõna, aga minu jaoks hästi sümpaatne siin. Ja mitte ise välja mõeldud, vaid tuleneb hollandlaste pikaajalisest tänavate projekteerimise traditsioonist. Ja see tähendab seda, et me ei pea tagama, et tänav on maksimaalselt ohutu ja kui ei ole midagi juhtub, et siis kes vastutab, on ju, vaid vastupidi, et väiksed vead on võimalikud, kui laps õpib rattaga sõitma, ukerdab seal tänava ääres, kukub külili, et siis teda ei valitse kohe surmaoht, vaid see tänav on kujundatud niimoodi, et kõik võivad natuke eksida, et ilmselgelt enamasti inimesed eksivad niikuinii ja et sellega ei kaasne mingi kohutavad tagajärjed kohe. Ja et tavaliselt see tähendab loomulikult alustuseks kohe mõistlikku madalat sõidukiirust. Nii, vaatan kella. Väga kribu ei eelda, et te loete, aga panen ka silme ette. Materjal, mis on ka nüüd giidi koostajate poolt loodud, mida ma ise väga hindan, on sellised teatud printsiibid, et mis on mingid inimlikud reeglid, mida arvestada siis tänavaruumi puhul ka. Täpselt, et kui lai ma olen, kui ma tulen 2 suure poekotiga, on ju, kui palju võtab üks rattur teisest möödumisest ja nii. Sellised tunnetuslikud mõõdud, mida on väga hea lihtsalt teada. Nii, ikkagi see standard, nagu ütlesin, et ta ju meie siin traditsioonis on juurdunud ja ka oodatakse. Et kogu aeg see mõte on olnud, et giid siis loob siukse üldisema teadmise, aga ta ei saa paratamatult minna väga detaili paljudes asjades. Et lõpuks on meil seda standardit ka ikka vaja, et üks mu töölõike ongi siis korraldada ikka see, et see standard saaks ka ometi ükskord tellitud. Rauad on tules ja võib-olla aastal 27, mitte varem, meil see standard on ka. Ja miks nii pikalt? Sellepärast, et standardi koostamise protsess on see äärmiselt spetsiifiline, see on konsensuslik dokument.
ja kui ka giidi puhul meil on tegelikult teatav vabadus on just teadus-arendustöö, loominguline ettevõtmine, et siin saab ka mingisuguseid radikaalsemaid asju pakkuda, soovitada, ja siis standard on see konsensusel põhinev. Et kõik need osapooled peavad olema seal nõus sellega ja osapooled nagu taristuehitajad, teedeinsenerid, arhitektid ja maastikuarhitektid, ökoloogid ja nii edasi. Nii et mõte on giid üldisem abivahend, mis aitab ka arutelusid pidada, aitab ka kodanikel mõelda tänavaruumist ja siis standard kui ikkagi hästi konkreetne töövahend projekteerijale vajalikul täpsusastmel. Aga ta ei jää selliseks, ta ei saa olla nagu selle praeguse kehtiva standardi koopia ikkagi, et seal on paljud teemad, mis ei tule üle, mis tulevad teisiti üle, tulevad nüüd uued teemad sisse. Nii et see on praegu sõnastamisel.